Hei, ma olen täna siin ei teagi kellega netipetiga ja me teeme The Sister Tag'i, mis on siis küsimused õdede kohta, kuna Anett on kõige lähem sellele, mis võiks olla minu jaoks õde, ehk siis kõige sama segane inimene nagu mina. Ta on tegelikult mu onutütar, aga ta on minu jaoks still nagu õde. Siis me otsustasime, et me teeme, miks sa nii kaugel oled tule siia. Get away from me! Get away from me! Võetaks distantsi. Ma ei tea, et võib-olla alustaks. Mina olen Anett, mina olen, ütleme ausalt, et uskumatult vahva inimene on ju. Võiks isegi öelda, et kõige ägedam, keda te üldse võib-olla kunagi näinud olete, kui olete. Kui ei ole, siis te kaotasite. Ühesõnaga, jah, ma ei tea, kas Anett võib-olla jah, ütles enda kohta piisavalt palju, et te saate aru, milline taun ta on. Aga alustame nende küsimustega. Need on inglise keeles, me üritame need tõlkida siis eesti keelde ja me lööme kordamööda siis mõlemad ühe küsimuse ja siis vastame. Alusta. Kui vanad te olete? Vastame niimoodi, et üksteise kohta peame vastama. Et siis me saame teada, kas me tunneme üksteist piisavalt. Sa oled 25? Close enough. 24? Ja Anett on meil 19. Ärka. Kirjeldage üksteist ühe sõnaga. Psycho bitch hard. Psycho bitch hard. That's enough said. Enough said. See on meie tunnus sõna, lause, mis iganes. Ühesõnaga, Facebookis vaata saab panna chatis ka inimestele nimesid, siis Anett on mul seal ka Psycho bitch hard. Kas teid aetakse, on kunagi segi aetud? Aga mõtle selle aja peale, kui ma blond olin, siis minu arust isegi veits tegelikult öeldi ja ei. Never. Jah. Tegelikult on natuke võib-olla isegi aetud, kui ma veel blond olin ja siis kui Anett pisem oli, siis arvati küll, et nad on tema ja ta väike õde on mu väiksed õed. Mis on see miski, mis sind selle teise inimese juures häirib? Oota, ainult üks asi või? Mind häirib Greteli kangekaelsus kohati. Sama! Sest Anetiga on täpselt sama. Mingi lihtsalt nagu isegi siis, kui ta teab, et ta tahaks nagu, et ta teab, et tema on valesti teinud midagi, kes ta never ei tule ütlema seda. Never. It's all about the ego. Ja siis pigem me oleme mingi mitu nädalat suhtlemata, kui Anett tuleb tunnistab, et ta on midagi valesti teinud, ehk siis ta on ka sama. Stubborn as fuck. Mis tunne on olla siis sugulane YouTube'i kuruga? Sa pead küsima minu käest seda või? Ei. Mina pean sinu käest küsima ja miks sa seda küsisid iseenda käest. Mis tunne on olla? Noh? Mis tunne on olla YouTube'i kuru sugulane? Mis tunne on olla lihtsalt nagu fucking fabulous. Kuulse inimese kõrval. Anett vahepeal kirjutab mulle, et kui tal on midagi... Jastasid mulle peha. Just. Väga lume. Kui tal on midagi vaja, siis ta kirjutab mulle, sa oled kuulus, kirjuta sinna oma Facebooki lehe peale, siis kõik äkki kiiresti vasta, et ma nagu mingi, aha, okei. What you gonna do? Elu on selline. Kas see on ikka väga lihtne küsimus, kas te tülitsete vahepeal? Ei, me ei ole mitte kunagi tülitsed. Mis asi, me on lihtsalt nagu mingi don't touch me. Please. Keep your distance, no. Mis on selle kõrval... Minu kord oli küsida. No. Mis on parim asi teise inimese juures? Ta oskab hästi meiki teha. Siini? Mul tulid lihtsalt nagu nii tiibid, mingid mõtted eemad on, et mingi ta oskab hästi meiki teha.
ma suhtlen taga, sest et ta on jumestaja. Muidu ma ei suhtleks temaga. Thanks, Anett. That's so deep. Anett has left the building. See jääb käib. Vahepeal lahkume siis reklaamipausile. Kohtume hetke pärast. Hey sis, I think I just got it. I mean, it! I was getting worried. Almost 14 and still no period? Always radiant? She's back. She's back. Minu tiiplause oleks siis, et kuna ma olen ikkagi vanem ja ma ikkagi nagu olen nagu armastavam, siis ütleks, et mulle on Aneti juures meeldinud alati see, et kui ta üliväike oli, siis ta oli nagu väike täiskasvanud inimene, ehk siis temaga on alati saanud rääkida mingeid väga tiipe teemasid. Eriti hea teema on see, kui mina sain 15 vist, mul oli meie maakodus oli sünnipäev, siis mul oli seal üks kutt, kes mulle täiega meeldib. Ja siis Anett oli mingi mega päda lihtsalt nagu, ta ei saanud ise mitte sittagi mingitest armuasjadest aru, mina mingi kiikusin üksinda ja siis järsku ta oli läinud selle kuti juurde, võtnud sellel kutil käest kinni, toonud ta minu juurde kiigu juurde ja siis mingi umbes rääkige nüüd ja läks ise minema lihtsalt. Ise oli mingi armudoktor Anett since 97. Mida iganes. Oota, palju meil on 6 aastat vahet või? No vist jah. Kui vana sa olid mõnest arvutada? 9. No ühesõnaga liiga noor, et tegelikult nendest asjadest aru saada, aga still. Ja siiamaani on niimoodi, et mina olen temast vanem ja tihtipeale Anett oskab mulle paremat nõu anda kui mina talle. Mis tähendab, ma ei tea, ma ei oska nii hästi inglise keelt, aga mis tähendab teach the dirt? Mingit... Ühesõnaga ütle midagi nagu... Räägime mingit... Mingi piinlik lugu. Mingi piinlik lugu, jah. No ma ei tea, minulest nagu... Seda inimest kirjeldabki üks sõna piinlik, et kui te nagu ei tea, mida piinlik tähendab, siis palun. I present you. Davai, aga räägime siis ühe naljaka loo. Räägime siis mingi lapsepõlvest. Ma räägin... Sina räägid seda, mida sina tahad. Mina räägin seda, mida mina tahan. Need on kokku alustada. Kui me olime hästi väiksed, meil vanaema elas hästi kaugel Läti piiri ääres. Ja siis... Nii vergus. Ta on mingi kogu Eesti eest lihtsalt häbist. Ja siis mina olin nagu vanem alati ja meil käisid seal mingid kutid ka külas, mingid maakutid ja siis üks poiss nimega Mart käis seal kogu oma võrriga minu juures, aga Anetile täiega meeldis ta. Ja siis Mart käis seal minu juures chillimas ja mina olin kuskil eemal ja Anett siis nagu väike nagu ta oli, ta ei osanud nagu oma meeldimust teistmoodi nagu väga väljendada. Ja Mardil oli siis võrr seal ja Anett läks lihtsalt tõmbas pissid maja selle võrri ees ja hakkas seal pissima. See on siis siuke pigem nagu... Ja siis tal oli see jama ka kogu, kui meil oli heinategu, siis need poisid olid ka seal ja siis me hüppasime seal heinte peal, vaata, et vanaisad ja kõik paid viskasid heina, on ju, ja siis me pidime hüppama seal peal. Ja siis Anett läks tuppa vanaema juurde. Ma ei taha seal olla, kõik poisid vaatavad ainult Gretelit. No, lall. Daddy's issues, no. Midagi ikka. Nii. Mina ei oska midagi öelda, mul ei tule praegu midagi siukest väga piinlikku. Mina näiteks, ma ei tea iga kord, kui Gretel joob, siis ta joob ennast nii täis ja nii mällarisse, et siis ta tavaliselt kas ta ei jõua kunagi koju ja on kuskil huiakus või siis B, ta tuleb koju, ta alati nutab kuskil põranda peal, see on nagu valikuliselt, kuhu ta maha langeb, on ju. Või siis kakleb. Kunagi sa rääkisid mulle seda, et kuidas sa olid ka peo pealt jälle tulnud ja siis sul oli see oma eksmees, on ju see Kalev. Siis sa olid tollele tahtnud helistada. Sa olid tollele tahtnud jubedalt helistada, on ja siis olid siin oma ema ääres olnud ja võtnud telefoni helistanud, aga... Ema telefoni võtsin, siis minu telefoni ei töötanud. Ema telefoni võttis ja... Aga kuna Greteli isa nimi on Kalev ja tema eksmehe nimi oli ka Kalev, siis numbrid läksid sassi, on ju. Ja ühesõnaga ta oli oma isale lihtsalt tõmbanud mingi 150 kõnet peale ja olnud täiesti hüsteerias, et miks Kalev vastu ei võta ja mida iganes,
vahest tahad helistada. Ema naerab ka tilgad taga. Vahest tahad helistada hoopis nagu issile nagu oma ekskuti asemel. No mis sa teed? Ega väga ei teegi midagi. Fave inside joke. Ongi vist, et me ütleme üks selle Psycho Bitch Shore. Või siis see, kuidas me omavahel nagu räägime, et inimesed võiks arvata, hästi korralikud ja sündsad inimesed võiks arvata, et me vihkame üksteist. Sest meil on nagu võib-olla siin ei saa kõiki neid sõnu ka öelda, mis me üksteisele kogu aeg karjume, et me ei ütle kunagi üksteisele nagu kallike ja musike ja laavi ja meil on nagu sure ära ja ma ei tea. Iga näiteks, kui me maal oleme ja siis nagu seal juhuse tahtel kokku saame, mitte et neid juhuseid väga palju oleks õnneks. Aga siis on ka see teema, et vanaema lihtsalt tahaks ära minestada. Ja, sest et ta on alati suht šokis, et miks te omavahel niimoodi räägite. Siis meil on nagu mingi You don't get this. You don't know our lives nagu. You know my name, not my story. Okei, no. Lemmikmälestus koos. Davai, teeme siis mingi ilus asja ka nagu. Ei. Midagi peab ilusat olema. Ei. Come on, see oleks see koht, kus sa ütleks Gretel korraldas mulle see aasta üllatus sünnipäeva. Ma täiega armastan teda, et ta tegi mulle selle. Aga ei. Aga ei. Ei jah. Ei jah. Jah. Ma ei saa öelda seda, ma ei saa kaamerasse öelda. Ei saa jah, see oleks nagu naljakas inimesed helistaks Raja täna ja hulluks saad lännu. No lemmikmälestus koos. Mul on ilmselt kõige paremini meeles see, kui me seal Läti piiri ääres maal olime ja väiksed olime. No Gretel oli muidugi siis juba alaarenenud on ju. Nagu suur inimene, aga alaarenenud. Siis ta ehitas mulle ühte tuppa kogu aeg Barbimaja. Ja mul on hästi meeles see, kuidas Barbimajas oli köök ja oli külmkapp ja külmkapis olid siis need kuradi murelid või kirsid või mis asjad, siis need olid Barbide unad. Yeah. See on mul on meeles. See oli põhiasi ja, et ma pidin alati maale jõudsime, siis ühe terve toa tegime täis nagu, see on isegi Barbimaja, see oli Barbimaailm nagu maja ja umbes mingi pood ja klubi ja töökoht ja kõik asjad nagu. Klubi seal ei olnud, eks ole, ma ei teadnud, mis see klubi isegi Kindlasti mitte. Kas ole? Issand. Ma ei teagi, Anett kogu sõimab mind, aga see on see, et tema sõimab, aga mulle meeldisid väga need suved, kus ma olin mingi aeg kogu aeg Aneti juures Võrus, ta elas Võrus veel ja siis me chillisime seal kogu aeg tema ja siis tema väike õde ja siis me olime kogu aeg Võrus Bangalos ja olime seal mingi päevitsime, sõitsime selle järve peal ringi ja sõitsime selle järve peal ringi. Nende asjadega. No seal, ühesõnaga, see oli fun. Suved olid hästi funid ja need on mul hästi eredalt meeles ja meil oli alati hästi tore. Nüüd tulevad jah küsima. No seda me ei küsi, on ju. No seda on see mõtet. Jah. Sina nüüd arva minu lemmiklaulja. Aneti lemmiklaulja. Nii. Aneti lemmiklaulja Eestist on, ma arvan, Tanel Padar. No, jah, okei. Aga... Ta on jah, siuke spandav. Aga üleüldiselt overall. Tema oma on see Robbie Williams. Nailed it or what? Nailed it ja, aga kusjuures ma tõesti ei tea, kes on nagu laia amploa oma. Võt sellepärast ma ei teagi, et ma oleks nagu, ma tean alati, mis on periooditi Aneti lemmiklaulud ja mida ta kuulab, aga ei ole nagu siukest asja, et ma tean, et talle räigelt Tanju meeldib lihtsalt. Ja lapsest saati. True that. Nii. Kellel kulub rohkem aega valmis saamiseks? Tegelikult ei ole nii, sellepärast, et mina meigin ennast kiiremini. Sest mul on skilli rohkem, sina teed alati ennast ka. Vaata, kui meil see pildistamine oli, sul võtab. Anetil on see, et ta lihtsalt muneb nagu. Kui ta teeks kõike nagu järjest, siis tal oleks ülikiiresti. Aga ta on nagu siuke veits mingi... Aega on.
kogu on aega nagu isegi kui on räigelt kiire ja siis Anett on mingi mõtlen siin telksi veits mingi peaks varsti pessu vist minema või ma ei tea eriti nagu mul on nagu kõik kellaajast täpselt paika pandud kuna mida teen eks ole ühesõnaga tegelikult me oleme mõlemad suht siuksed võtab aega see sättimine kahjuks sest me oleme naised kas kontsad või madalad mis sa arvad kummad mul on ma arvan sul on mõlemad sul on periooditi which I know you so well Anetil on pigem madalad mugavuse mõttes aga talle meeldivad täiega kontsad aga ta nagu pigem nagu kui on valida siis ta ei pane kontsasid ehk siis kui meil on nagu need mingid vestud mis me täna paneme siis pane madalad davai pane madalad siis on nagu pane madalad kas püksid või kleidid sul on ka jälle hot jaa meil on mõlemal ma tean jällegi Anetile mugavuse mõttes meeldivad alati püksid aga ta räigelt meeldib kleitidega käia sest need on hotid lihtsalt nagu Anetil on täiega palju ilusaid kleite ehk siis ta nagu ostab kleite kokku minul ei ole isegi seda vist väga aga Anetile meeldivad küll kleidid lemmikloom kassid Anetil on vist pigem koerad ma arvan ja kuigi talle meeldivad kassid ka aga kassidele ta eriti ei meeldi siis tal on alati see et nagu why you don't love me mul on kodus on 2 kassi ja vahepeal kui mu koer ka hülgab mind siis ma panen oma ühe kassi enda tuppa lukku et ta välja sealt ei saaks I need some love isegi kui ta kraabib ja lõugab ukse juures palun lase mind välja aga come and love me jah mina jah ei ole kassi inimene et pigem koerad nii kui sinu maja põleks ja sinu terve pere oleks seal sees siis ma võtaks enne meigi asjad oot my bad wrong translation igastahes kui sinu maja põleks ja sinu terve perekond oleks päästetud siis missuguse asja sa võtaksid kaasa sealt majast ja miks ehk siis mida sa päästaksid perekonna alla ei lähe loomad on ju et kui loomad nagu on perekond on kõik on loomad kõik on loomad on ka väljas jah okei no sina tead mida ma päästaks ju selles suhtes nagu see on oma meigi kohvri jah aga Anett päästaks jah kõik elektroonilised asjad nagu telefoni ja läpaka ja täbi ja kõik siuksed asjad ainult telefoni no põhimõtteliselt jah ilma telefonita jah need inimesed kes mind hästi teavad nad teavad ma olen lihtsalt kogu aeg nii shitties nii näts nii rõve kas komöödia õudus või chick flick see chick flick on mingi naistekas või Anetil on minu arust sulle meeldivad õudukad vist on ju ei või is you nasty okei siis on komöödia kellelegi meeldisid räigelt õudukad ka mina ütle chick flick tegelikult jah isegi kui ma nagu ei tunnista siis ma vist olen naistekate chick jah Blackberry või iPhone issand ma ei ole isegi Blackberry't kunagi kasutanud väga Anetil kunagi oli ma ei mäleta mis sellega on aga ikka iPhone ma arvan jah iPhone jah kuigi Blackberry on ka päris hea telefon ei ole kunagi olnud no mul on mul on elus umbes 2 enda telefoni olnud lemmikfilm issand ma ei tea isegi ise oma lemmikfilmi ma mõtlen kui raske see võib sulle olla nagu mul on üks lemmikmultikas nagu mida ma võiks vaadata kogu aeg see on Pahupidi jaa see on alles see on nii uus see on mingi siis kui Anett seda vaatamas käis siis Anett oli nagu mingi super hype tuli rääkis mulle mingi multikast nagu siis kujuta ette mingi elutarkused mingi värgid särgid aga on päris no ma ei tea kõik kes nagu on seda selle pilguga vaatanud mina ei ole seda veel näinud aga ma arvan et ma peaksin vaatama multikas nagu päris ausalt see on nagu
ütleme nii, et very full of life, eks ole. How life works almost. Nagu, ei, see ongi nagu, kuidas nagu elu töötab, aga läbi lapse silmade võib-olla, et see on nagu okay, true shit, noh. Mina võiks vaadata vist alati uuesti seda Heliset muusikat. See oli lapsena mu lemmik ja vist on praegu vaata üles korra, issand. Bitch you nasty. Bitch you don't know how to put on makeup. Kuuled või? You don't know how to hold makeup. Mis on või mida veidrat sa sööd? Kas sa tuletan nüüd meelde minu kõige veidram toitumusharjumus, mille kohta sa sööd leiba, vorsti ja paned ketšupit täie pasaga peale, ütleme ausalt, noh. Tegelikult see võiku on sai. Leib, mina olen näinud, et sa sööd ainult leiba. No okei, leib, vorst, siis sibul ja rängalt ketšupit. Nagu easy nasty or what? Anett paneb, see ei ole tegelikult väga nasty, see on hea, sest kui ma hakkasin seda nii sööma, siis see on nagu okei. Aga Anetil on 2 asja, ta peab igale poole sidrunipipart nagu niimoodi. Ja siis ta sööb pelmeene, nii et ta peab äädikat. Nagu puhast ilma lahjendamata. Ja äädikas on ka Anetil siuke, äädikas ja sidrunipipar on Anetil siuksed asjad, mida tuleb tema eest peita reaalselt. Sest et ta tekitab endale varsti mingid fucking maohaavandid muidu nagu. Ta võiks nagu juua seda. Bitch you don't know my story. Kindlalt ei tea. Kas teil on midagi matchivat? Whole life? Yeah. Matchivat Gert, Aleksandra. Youngsters. Järeltulijad. Kes on liiga korralikud, lihtsalt mingid täiega mingi keemikud, füüsikud nagu liiga hästi mingi õpivad ja mingid täiega mingi korralikud. Tegelikult on nagu naljakas see, et me oleme nagu mõlemad oma peredes nagu kõige vanimad lapsed. Tal on üks vend, mul on neid sitaks on ju. No põhimõtteliselt, kui võtta ainult suguvõstas, sul on ainult üks õde nagu. Noh, niimoodi, kui võtta ainult meie see. No jah, no okei. Aga nagu nii naljakas ongi vaata see, et nagu minul on õde, vaata, kes on täna 14 ja ta on nagu, inimesed ütlevad, et me oleme välimuselt täiesti üks ühele, kuigi mina seda ei näe. No aga okei, jah, aga nagu iseloomult või nagu kasvatusmeetod või kõik nagu täiesti öö ja päev nagu mind on alati, kuna ma olin esimene laps, mu vanemad olid noored, nüüd võib-olla nagu, väga ei teadnud, mida nad teevad, nagu näha on ju. Ja nagu ongi see, et mind on nagu terve elu vaata kasvatatud sellises vaimus, et ma oleks iseseisev ja mingil määral on ju. Ja nagu et ma ise teen kõike oma asju, et ma nagu väga ei vitsi kellelegi aru anda või mingi hullult mingi koolis pingutada või siis mina ei näe sellel nagu mingil määral pointi on ju. Ma ei näe, minu jaoks on täitsa lamp. Aga nagu ongi, siis võtta jälle minu õde on ju, ta on pikk, mina olen lühike. Ta on peenike, mina olen paks. Tal on pikad juuksed, mis kasvavad nagu kuradi ohati suule peal, minul ei kasva, on ju. Siis ta õpib mega hästi, tal on mingi puhta viieline, ma ei tea, mul nii koolist välja kukub keegi hullele. Ja mis tegelikult, ta tegeleb spordiga ja nagu kõik asjad, see on nagu, mis on nagu üliäge, aga nagu ongi nagu... Kuidas nii erinevad, vaata. Nii naljakas ja ongi see, et nagu täiesti 2 erinevat isiksest. Mina olin 14, ema, isa, ärge vaadake. Su ema rostatab Leena, vaatab kogu aeg neid videosid. Panin möllu värk, mitte ma ei saa öelda, et ma mingi jõin ja värkis järgi hullult, aga ikka panin möllu ja käisin väljas ja tegin mingeid asju, mida on ju. Aga nagu minu õde elu sees, mina näiteks, sorry, ma ei kujutaks ette, kui mu õde peaks mulle täispäeva kuskil vastu tulema. Ma vist võtaks kratist kinni, ma annaks lõuga talle. Mul on oma vennaga sama, ma ei tea, ma ei ütleks, et ma ei tahaks, et ta jooks, aga ta on lihtsalt siuke, et mina olen 24 ja juba aastaid umbes tohin teha poole oma teadliku elust joonud. Ja siis tulen vahepeal ema ja venna juurde, siis vend on nagu mingi, mida sa jood kogu aeg? Mida sa jood? Sa olen vennalt rõvedalt pähe, mu vend on nagu, ta oleks nagu minust vanem nagu, ta on nii tark ja siuke tore. Nii, järgmine, me läksime nii kurid lappesse, läks see jutt praegust, et see on Deep. Ongi kõik, ei, favorite TV show, lemmik telesaade. Oh god, jällegi ma ei tea, kas mul on... Kättemaksukontor. Appi tuleb
kättemaksukontor. Oota, proovime ära arvata, mis võiks olla teise. Ma ütlesin kättemaksukontor. Sul ei ole. Mul on kättemaksukontor. Ei ole. On küll. On jah. Mul väga meeldib Freia ja Maarja. Ruuda. Kädekas on meie lemmik. Kädemaksukontor. Kädemaksukontor. Siis mulle väga meeldib Õnne 13. Politseikroonika. Siis mulle väga meeldib Võsareporter. Krimi mulle väga meeldib. Siis mulle meeldib Lastetuba väga. Kuuled või? Metskas. Anett, kuuled või? Aga kus te olete? Kus te olete siis? No me kõik oleme siin. Aga mis mõttes? Me oleme Kambjas. Kambjas? Mis asja? Meil on ka Kambjas. Mida iganes. No jah, No jah. mitte praegu tulda alla ei teegi. Ei tee ju. Pets, mis tahtsid pliidi kaasa viia või? Pets. Sul on ilusad silmad. Sul on ilusad sinised silmad. God. Oleks raha, ostaks vaja ka autole järgi. Ratastega maja. Ratastega maja ka autole järgi. Autole järgi. Ma ei taha teada, mis sellest videost kokku tuleb, vabandage väga. Siis ma et mingi pool lihtsalt nagu ära kattima. God. Kuna me enne panin oma Facebooki lehele, et me hakkame Anetiga videot tegema, siis et küsige küsimusi või soovitage mida teha, siis meil olid 2 küsimust ka ja me vastaks siis neile ka, ütleme siis nimeliselt. Ei, kõigepealt tuleb see nagu asjalik küsimus. Jaa, Keneli Paabut on siis küsinud, millest sellised sõnad psycho, bitch ja whore? Väga meeldib Keneli, et sa seda meilt küsisid. Me oleme seda küsimust kaua oodanud ja hetkel me saame sellele küsimusele vastata. Psycho, bitch, whore tuleb siis sellest, et minu armas Anett Kööp on lihtsalt täiesti peast soe. Ta on hetkel ootejärjekorras Raja tänava kliinikusse. Tegelikult ma põgenesin. Tegelikult ma räägin kohe siia lõppu ja hästi jalooga. Oleme põgenikud, Raja tänava põgenikud. Ootame järjekorras, et saaks uuesti sinna. Põgenesime ära, aga ma ei tea, millest te räägid. Ja bitch ja whore siis tulevad sellest, et me pigem oma elustiililt oleme sellised Vabameel. Väga hea sõna. Ütleme Oh my god, ma ei oleks seda tulnudki nii hea sõna peale lihtsalt. Ei no, mina enam ei ole. Ma olen nüüd kuradi. Jah, okei, midagi ennast. Ma räägin väga hea loo siia lõppu, kuidas ma olin... Meil on üks küsimus veel. Meil on üks küsimus veel, okei. Nii. Rasmus Kaver. Rasmus Kaver. Küsib. Kes te olete? Kes sa ise oled? Kes sa ise oled? Ment oled, et küsid sükseid asju meilt või? Mina olen Gretel, 24, jumestaja, krimeeri... Sa tead küll teda vaata. Krimikoolitudeng. Mina olen Anett Kööp, imetaja. Lõpetuseks me laseme Anetiga siis oma lemmiklaule ja laulame mõned fraasid nendest lauludest, et te näeksite, kui head lauljad me oleme. Nii, oota. Very nice face. Nii, Anett, kas sa oled valmis selleks? Kindlasti mitte. Miks mul nii halb heli on? Palun laula Anett mulle. No. Sing to me. Ma ei oska laulda. I am trying to get it. I'm trying to find it. It's just imagination. Anett. No, I got into her life at a bad time. Palu keerake kaamera sinna poole, mida ema just näitas. Ema võttis kapjas jäägermeistri. Pakkus jäägermeistri. Ütlesid Anett, äkki siis tuleb ka laulmistuju sisse. Öelge nüüd, et mu perekond ei ole kampalkohoolikuid. Minu meelest see on probleem ja selle probleemiga tuleks tegeleda. Alkoholism on haigus ja seda saab ravida. Pane oma telefonist, sealt läheb paremini. Kas sa lõpetad selle inisemise ära? Uskumata. Pane Marja Vasgezi, palun. Marja Vasgez. Gallery. Ma ei tea, millest ta räägib.
see ei ole tegelikult üldse meie laul, aga kui see peale tuleb, siis lihtsalt inimesed vaatavad kõrvalt niimoodi. Miks nad seda lugu oskavad? Ise, mis lugu see on üldse? Nii, palun kuulake. 3. Noh, miks ei laula? Ei laula. He's afraid for her, hell no. But she chose to be with him, shorty. Tell me is the money worth your soul? Tell me what's the reason that you hold on when you don't have to. Valesti läks veits. Miks sa valesti laulad, Mario? You just way too far. Could you be treated as one of a kind? Tule siin! Miks sa ei laula? See ei ole üldse lahe, see video ei tule üldse nii lahe, kui me ei laula. Teeme Lean Onni siis ühe korra vähemalt. Ma ei taha laulda, mul on natuke hääl ära, you know. Ema! Ma loodan, et teile meeldisid meie vastused. Vahepeal läks küll väga lappesse ja väga tiibiks kõik kätte, aga still ma loodan, et teile meeldis. Kui teile meeldis, et me koos tegime videosid ja kui te tahaksite, et me veel kunagi midagi koos teeks, siis ja kui te tahate, et Anett oma YouTube'i channel'i avaks, siis pange thumbs up sellele videole. Ja siis kirjutage kommentaaridesse, mis videosid te tahaksite, et me teeks ja me kindlasti teeme, sellepärast, et meil on päris fun neid koos teha ja miks mitte. Sending you love! Ciao!